Ahoi kotkad, mis toimub siis? Oleme jõudnud Tallinna ja homme on meil siin Harjumaal 2 ellujäämiskoolitust järjest. Ja täna lähme Raunoga meie vanasse baaslaagrisse, kus on siis homme esimene koolitus, aga me lähme sinna täna ööseks ja meil lubab siin päris kõva külma, -17 kraadi. Sellepärast tulime läbi meie sponsori Salmo juurest ja oleme siin praegu Lasnamäe Salma kaupluse ees ja saime kätte just omale ühe uue varustuse, milleks on siis Norfin Arctic 500 magamiskott. Ja selles hakkab magama siis täna öösel Rauno. Ja siin on siis andmed ka, et miinimum on nagu komfort peaks olema siis -10 ja ekstreem peaks olema siis -20 ja nulliga siis peaks nagu vist palav olema juba sellega või mis. Aga see pole ainukene asi, mis me nüüd Salmost vaatame omale, et me nüüd sõidame edasi Salmo Mustamäe kauplusesse ja seal teeme ka poes sees paar klippi ja vaatame, mis varustust me veel sealt saame, et me selle öö ja koolituse ilusti soojalt üle elaksime. Ja nüüd oleme siis Salmo Mustamäe kaupluses vaatamas välja omale siis veel kraami, mida me ka osaliselt kohe kasutama hakkame. Siin on meil siis, me hiljem räägime muidugi täpsemalt veel, mis toode mis on, aga esimene asi, mis proovime kohe on need Norfini soojad kummikud siis. Nii, ja siis vaatame siit välja omale ühe soojapesu ka, millest jälle hiljem kommenteerime kunagi siis, kuidas ta seljas on ja nii edasi. Ja järgmine toode siis on selline müts, Norfini oma. Ja Raunole vaatame siit siis veel ühed Merino villased sokid ka. Et täna oleks seal hästi soe meil seal laagris. Ja siis ühed natukene pikema säärega sutsu õhemad ka veel Raunole paneme jalga mingi päev. Ja Kairit meil ka hästi suur külmavares, talle siis naiste sokid soojad. Ja siis muidugi ka uued kindad, mis siis hea kalapüügil just on, et näpud käivad välja ja kui näppe välja ei taha panna, siis on see labatsi osa ka siin peal, et tuleb nagu labakinnas. Nii, nüüd hea uus varustus käes, kimame baaslaagrisse ja kõike varustust me loomulikult täna ei proovi, aga paar asja lähevad kohe kindlasti täna ka käiku. Nii et ega midagi. Näeme siis juba Järveotsa lõkke kohas, aga me jõuame kohale alles pimedas, ehk siis ülejäänud õhtu me filmime kõik juba pealambi valgel. Tahtsime jõuda varem, aga läks selle kodunt tulema hakkamisega. Nii, asjad on nüüd selle saani peal meil siin või kelgu peal. Autos näitas -17 on meil siin praegu. Mina panin omale juba selle Salmost saadud mütsi pähe. Vaatame seda pärast lähemalt. Ja Rauno sai jalga pandud siis need Norfini kummikud, mis peaks olema -40 reitinguga. Vaatame, katsetame, eks räägime pärast lähemalt, kuidas tunduvad asjad. Ja hakkame siis minema üle järve oma sinna baasikasse ja vaatame seal edasi, ma järve peale ei hakka filmima. Panen kindad kätte, näpud külmad. Nii, ma päris alla kelguga ei tulegi. Rauno räägib siin juba, et on käidud vandaalitsemas. Et on lõhutud. Et vaatame. Keegi on käinud ja laamendanud selle siit ära. No vaat siis. Ja kõik on ära viidud. Voodi on ära lõhutud. Jah, siin on onn on noa häljed, see visse. Noaga lõigatud läbi nöörid. Mis alles on? Ei ole grillresti alles. Aga arvata võis, et kui me ise siin nii pikalt pole tegutsenud, aga me selle oma sannidele jätsime ju kasutada. Ja ära on põletatud siis kõik see rebitud siit voodipalkide pealt. Mille peal voodi oli, on ära rebitud need pilpad, mis voodiks olid ja ära põletatud siis tõenäoliselt. Ehk siis meil jääb üle ainult sükka asi nüüd, et
Lähme siis sinna RMK platsile ja hea on, et võtsime igaks juhuks telgi kaasa. Et Pätt on teinud siin jah oma töö, ega midagi. Lähme tagasi ja paneme oma telgi sinna püsti. Näita palju jälgi. Aga loomajälgi on palju jah siin. Väga palju. Mingid asjad on siin käinud. Noh, tegime tule ülesse. Põletan siin šašlõkivardaid puhtaks, need olid seal pagassis mingi jamaga koos. Ja hakkame tegema kohe siis vorste. Saime -50-ga mingid nükseid vorste. Ma ei tea, mis nad on, ma ei ole neid ennem söönud. Hüva toored grillvorstid seasooles. Et liha on nii kalliks läinud ja kõik, et võtsime neid -50% vorste, aga siin on ka palju liha sees, suht tundub. Mis ta siin oligi, 72% sealiha, et ütleme lihased vorstid. Ja siin panime telgi ülesse ja et siis pärast lähme siia magama samasse selle platsi kõrvale, kus siis homme see üritus tuleb. Et tuleb meil siin ju kohale ka koerusaunad, tuleb meile kohale siia kümblustünniga ja selle asja nimi oli minispa, on see tünn ja saun. Ja siis hakkame siin tegema seda nii-öelda ellujäämiskoolitust ja natukene siis ka kalapüüki. Et Salmas sai võetud ka tõugud ja tõllid, et teeb niisugust 2 asja koos. Minu poolt siis ellujäämiskoolitus, väikene sportlik mäng ja võistlus sinna juurde ka ja siis kalapüüki natukene ja siis koerusaunade poolt pärast siis see nii-öelda lõõgastumise osa, saun ja muu värk. Aga ega midagi, vaatame siis, põletan vardad puhtaks ja panen vorstid käima ja niimoodi me siin siis chillime natukene, et jõudsime pimedas kohale, pidime varem jõudma, aga ei saanud hommikul kuidagi liikuma. No ja kuidas siis on siiamaani need saapad, kummikud? Soe. Et meil on niisugune Raunale natukene suur ja minule paras, et muidu mul tavaliselt 44 number, aga need 44 olid minule tundus isegi liiga suured, et võtsin 43 ja siin näitab, et näed, võid isegi aamriga lüüa nina pihta. Ehk siis tugevdatud ninad ja astun peale korra, vaata. Jah, saad mootorsaaniga üle sõita. Ja mis ta siis on? Norfin Ultimate Protection Snowfall. Vot sellised saapad siis. Ja vaatame, kuidas ta siis on Raunal, kui me siin nüüd paigal hakkame istuma. Et kui me paigal istume, et kas siis hakkab ka jahe või et praegu me siin oleme liikunud. Ma panen selle papi lihtsalt omale tagumikku alla see istumiseks ja jah, et need tooted, mis me täna saime kõigist, me nagu kohe review'd ei tee, et me natukene mõne teise video jaoks jätame ka midagi rääkimist. Mis teeb siis? Üks vardatäis vorsti sai ära söödud juba. Olid väga head vorstid, tuli välja, aga nüüd tegin. Ma ei viitsin neid kartuleid enam põues hoida. Toores kartul ju külmub ära, läheb magusaks. Ehk siis ma lõikusin ära ja keedab juba kartulid valmis homse koolituse jaoks ja mis siin üle jäid, on lihtsalt seal otsa peal saab grillkartulit. Keedan need juba ära ja siis tõstan potist ära pärast ja lisan ülejäänud juurikatele juurde homme, kui tuleb ülejäänud pajaroa keetmine. No nii. Kartul keedetud, paneb vorstipakkidesse, siia sai tehtud augud sisse nurka, et nii vesi välja voolab, tõstab siit kulbiga, ma ei viitsi kurnata praegu, voolabki kõik siit alt nurgast välja ja niimoodi siis homme paneb viimasena pajaroale juurde need kartulid, et nüüd nad võivad ära külmuda. Nad on keedetud ja magusaks ei lähe enam. Vaat nii. Teeme selle poti tühjaks ja panime vorstid ka uuesti sooja. Kõike korraga ju ei jaksa süüa. Et siis ja mõned kartulid, mis üle jäid, on ka seal taga. Vaat nii. Aga Rauno läks autosse, paneb omale uued sokid, mis Salmas saime jalga.
valmistume magama minekuks. Et jah, oleks soe. Oleme siin telgis nüüd. Sööme poolenisti külmunud viinomarju. See on nagu viinomarja, ma ei tea, jäätisvees. Ja see on päris huvitav see uus magamiskott. Mis sa arvad? Ei oska midagi arvata veel on ju. Tegelikult kuna selle reitingud ei olnud päris nii hullu ilma jaoks, et kes see loll ikka -17-ga tuleb telkima on ja telgiga, millel ei ole ahju sees ega kütet, siis me panime igaks saavale ühe teise suvise magamiskotti ka sisse. Aga muidu ta tundub nii palju, kui ma vaatan praegu, see ikka päris asjalik, et eks ma pean ise ka proovima ja ütlema, üks öö magama sellega, aga praegu tundub küll päris ikka, meil ei ole nii paksu olnud, et ikka päris normaalne. No selge. Hommiku vaatame edasi, mis me teeme siin. Rauno, ühel on siin nii hea uni, et ei taha kuidagi üles ärgata või? On või? Okei, öö oli soe, selles mõttes väljas oli külm, meil oli soe. Minul ka ikka veel kiidan seda head kostüümi, et mina olin sellega ja koos saabastega magamiskotis ja ütleme nii, et väga hea. Oli ikka soe, siin kuigi siin -17 või mis siin oli. Ja veel viimane võimalus saada seda kostüümi ju Salmost sooduskoodiga. 10. veebruarini kehtib sooduskood, et ainult sellega üle kostüümile. Et minge vaadake ja ainult Salmo e-poes. Jah, minge Salmo e-poodi ja vaadake, saate veel sooduskoodiga -15%. Sooduskood on perega looduses. Aga okei, mina tegin juba tule alla, hakkame toimetama, küttepuid siin tegema ja ette valmistama siin asju koolituseks. Nii, ja mis teeb? Paneb juba potti asju valmis, et hiljem kõik kiiremini sujuks, siis läks siia tummiselt lihasibulad, siis lähevad need porgandid ja kapsaviilud ka. Ja siis hiljem, kui juba keeb, need juba keedetud kartulid, mis praegu on siin jääs. Ja muidugi maitseained, mellud, et teeb ette valmistusi. Sai siin tehtud üks puu ka juppideks, siin kuivend puid nüüd on jälle tekkinud ümber. Muidu mingi aeg ei olnud siin midagi, siin me seda RMK puudega varustamist ei toimu, ehk siis siin ümberringi on enamasti kõik maha võetud, ära köötud, aga ma isegi leidsin siin mõned puud. Nii, ja siin üks mees ka pakib. No kuidas oli? Oli soe? Siin on ka. Lukk seal otsas või? Jah. No seda vaatame veel lähemalt seda varustust, et meil praegu siukene esimene testimine, milleks see siis huvitav on, et jalad välja panna otsast, kui palav hakkab või? Ei tea, aga magamiskoti all on ka lukk otsas. No vaatame seda lähemalt, praegu pole aega neid nii uurida. Ma arvan, uurime mingi päev kodus, vaatame kõik need asjad niimoodi peenemalt üle, mis me saime, aga praegu valmistame ette jah, et mul on siin juba toodud siin tööriistad ka, et tuleb siuke tulesüütamisvõistlus ka ja asjad ja paneme need siin jooksma külma ilmaga sooja tegema, siin mingid tööriistad juba laua peal valmis. Kotsin igasuguse kraamiga, et panen kõik valmis ära, et pärast ei pea otsima hakkama autost taga. Ja siin ka vesi sulab, see oli küll öösel lume all, mul kandku panin lume alla, et lumi hoiab nagu natukene seda jäätumisest, aga veits ikka on jäätunud, et sulatan siin vett, keedan vett ja eks varsti peab mingi esimese söögi ka tegema ja siis juba mingi hetk peaks rahas hakkama jõudma ka. No nii, jõudis kohale siis ka see minispa. Minge vaadake omale ka niisuguseid ägedaid asju. koerusaunad.ee, et seal on igast variante sulle, on ju. Tavalised künnid, lihtsalt saunad. Eesti kõige suurem leilisaun. Ahah, no samamoodi kõik variandid on ju olemas, tünni täitmised järve äärest ja nii edasi. Ja
järvest, jõest. Kõik hinnast teenus täitsa olemas, et köötakse, võetakse vesi, kõik tehakse, Pekstakse vihaga ka, kui vaja. kui ise ei viitsi, jah. Ja vaat olgi siis, see on siis siuke vinge värk siin, tünn ja saun ühes. Vot. Ja veepump praegu. Et siin on jah, veepumbad ja värgid ja kõik sees. Nüüd hakkame auku puurima, et järvest vett võtta kohe. Et jah, meil läks vahepeal ka veel siis tegelikult juba toit peale, et me teeme toidu valmis ära, et siis pärast lihtsalt soendame, et pole siin aega jahmerdada, et jah, kohe läheb keema. Nii ja nüüd moodustame tiimid, sai metsas käidud, räägitud natukene, mis materjali koguda ja mis materjal paremini põlema läheb. Nüüd tehakse tiimid ja hakkab see, nagu tavaliselt meil nendel üritustel on, nööri läbi põletamine, et kes suudab tulepulgaga süüdata lõkke ennem ja põletada läbi siis selline nöör. Kõike inimeste poolt maha jäetud prahti tuleb ära kasutada ja see nii ongi. Et muidugi sul on keeruline siin peale, kui sul juba tops on olemas, siis mina sinu asemel lõikaks võib-olla mugavalt laua peal topsi sisse seda ju ja siis tooks siia. Siin on suured tükid. Väga suured tükid on siin. Seda on raske välkarigagi saada. Tegite juba väikest ka, jah? Jaa. See on seal vahel lihtsalt ära kadunud juba. Jaa. Nii, üks punt sai leegi üles ja vaatame nüüd, et kas jääb püsima? Ega ära ei kustu. Teeme kohe uuesti peale lihtsalt. Ai, kustuski ära. Hõõgub. See on see hästi peen puru, see nüüd läheb hõõguma, aga see ei taha leeki võtta, see liiga sükene tolm ja puru. No nii, ja on meil siin esimene lõke, aga kas see nüüd jääb? Nüüd tuleb väga peenelt, jah, esimene, kellel nüüd juba päris leek väljas juba on. Mõtte õige. Ja ega tegelikult poleks teil suuri puid vaja olnudki. Mõttega oleks toonud sületäie seda peent oksa. Oleks raginal kohe üles läinud tuli ja läbi põletanud, et siit väike sükene õppetund, eks ole, et oleks ainult peenest oksast piisanud. No nii. Ja siin on leegid üleval. Nüüd vaadake jah, et ära ei vusserda. See on liiga väike jah, aga sünnipäevalaps sai oma ahvena kätte. Siis tundub suurem ja see on see kalameeste trikk, et hoiad alati hästi ees. Aga noh, tundub, et siin pool on ahven all. Et siin pool on veel auke, et siin pool on veel auke, et tulge siia poole proovige veel, kus siin kala tuli praegu. Muidu said augud tehtud elektritrelliga, aga meil on vaja ühte sükest nii-öelda soojapuuri ka. mis siis soojaks teeb kere. Et jah, seni üks ahven ainult, aga kus ahven tuli, siis siit ümber aukudest võib küll proovida, et eks siin peaks olema teda siis veel. Vaevalt on, et päris üksik oli siin. Nii ja õhtune teine üritus kohe otsa ja siin on siis Paaveli sünnipäev. Jaa. Ja jälle sama teema nagu eelmise pundiga enam-vähem. Aga proovime nüüd tule saada ka üles. Tule tegemine on suht lähedal, ütleme nii. Nüüd tuleb. Juba tossab. Ja siin siis lõke käib ja kutid käisid siis pikal matkal, tulid Sauelt Tabasallu ja nüüd on siin lõkke ääres jämmimine ja tulesüütamisharjutused. No nii ja siin läks hõõguma vibuga. Pane selle peale, jah? Nüüd pane ilusti õrnalt kokku ja puhu, jah? Puhu vaikselt puhu niimoodi. Viska, kuhu käib? Yes. Tubli. Läks väga hästi. Kus see joint on täpselt? Joint. Ongi nüüd. Ja näed jälle olemas. Sellega on päris ohtlik. Sellepärast on see kolmas laps tuleb. Ikka kehv käsi töö. Mida? Sa ei ole päris Harry Potter jah, et sa oled olemas.
lõpuks kodus ja järgmine päev ja puhanud. Et jah, ei hakanudki seal kohapeal rohkem filmima midagi. Olin nii väsinud ja ühe öö olin Pääskülas koolituse õhtul ja siis tulin järgmine päev tagasi. Nii, ja ärge siis pahandage, et nii palju neid sponsortooteid näitame. Et noh, need on tõesti head asjad ja suured tänud Salmole, kes meid sponsoreerib nende toodetega, et eks me peame ikka näitama neid asju ja testima, kui need meile antud on. Ja mis me siis oskame nagu kokkuvõtteks öelda? Need sokid olid Raunol jalas, siis külm tal kordagi ei hakanud varbal. See on ka siis sükene ekstreem sokk, nagu siis ka paki peal kirjas on, et Arctic Extreme. Ja sellised nad siis on. Ja niisugused, et kui vaja, saab Kairit jalga panna, kui vaja, saan mina jalga panna, kui vaja, saab Rauno jalga panna, kellele just parasjagu kõige ekstreemsemat vaja on. Ja Merino villasest nad on. Ja siis need saapad. Ja ka Raunol samamoodi külm ei hakanud, aga eks ma loomulikult lähen ise nüüd üks päev ka nendega kalale ja siis ma oskan rääkida, kui ma kuskil lämmi peal pikemalt istunud olen või siin kuskil oma jõe peale on ka plaan minna. Siis saab ka rääkida, kas siis hakkab külm või ei hakka, kui pikalt paigal passida, aga Raunol igal juhul hetkel külm nendega ei hakanud. Ja nendel kummikutel vooder on siuke soe sees nagu ikka, tundub, et mingisugune siukene nagu veits peegelduv kiht on ka peal või mis peaks külma tagasi peegelduma ja sees siis niisugused hästi karvased, et saab välja võtta kuivama panna ja miks mitte telki minnes ka lihtsalt jala otsa tõmmata ilma kummikuta, et siis jalad soojas on, kui lähed näiteks telki magamiskotti magama. Ja tald niuke päris hästi, päris siuke kummine, et ta peaks nagu olema okei, et ta ei libise nagu nii lihtsalt libeda pinna peal. Ja mis siis veel kasutasime seekord seda mütsi, noh müts nagu müts ikka, mis sa oskad öelda, pea ei külmetanud, kõik oli okei. Ja see müts oli siis ja tuleb välja, et see müts oli hoopis Kairitile mõeldud, et ma ajasin siin natsa sassi, toppisin selle omale pähe hoopis sinna, et minul oli tegelikult see müts mõeldud. Aga noh, müts nagu müts ikka, et ega keegi aru ei saadki, et ma naiste mütsiga olin tegelikult. Mina sain lõpuks, me Keiuga ütlesime, et ma arvan, et see on naiste müts. Aga noh, koolitusel keegi midagi ei ütelnud, et mul oli tegelikult siis selline. Aga noh, ma hakkan nüüd seda kandma siis, et lihtsalt läks natukene sassi. Ja palun ole nii kena ja jäta minu müts ikka mulle. Ja siis Rauno magas meil ju selle magamiskotiga. Ka külm ei hakanud, aga noh, kuna sellel on komfort -10 ainult ja meil oli -17, siis see tähendab seda, et me panimegi talle sellepärast suvise sisse ka, et noh, meil ikka olid tõesti seal suured külmad ja et ei oleks Raunol külm, aga võtame ta nüüd korra uuesti lahti, et jäi vaatamata, sellel oli otsas kuskil ka mingi lukk. Et ma üritan nüüd aru saada, milleks see lukk seal otsas võis olla. Et lukk oli ka siin. Võib-olla see siis on, kui jalgadel hakkab palav, saad välja panna siit jalad. Või siis on selle jaoks, et kui tahad sokki jalga panna, lisasokki, siis lükkad jalad siit niimoodi välja otsast korra, alumisest otsast ja saad sokki jalga niimoodi mugavamalt tõmmata, et ei pea hakkama pusima magamiskotis sees, et sellist huvitavat asja ma ei ole nagu varem näinud. Ja tegu on väga soodsa magamiskotiga ja meil ei ole nii nagu heade reitingutega magamiskotti tegelikult ennem olnud, et kui sellel on 500 grammi materjali, soojustusmaterjali ruutmeetri kohta, siis meil kõige vingem on seni 400 grammi ruutmeetri kohta. Ja soodsatel nendel magamiskottidel on enamasti see soojustusmaterjal sama. Et jah, tegu tõenäoliselt väga hea kotiga, arvestades hinnaklassi, siis ma testin seda muidugi veel. Peaaegu jäi juba märkamata, aga siin natuke lähemalt uurides leidsin veel, et magamiskotil on siin sees mingi huvitav väike tasku ka. Et huvitav, milleks see on. Mobiil siia ei mahu nagu, aga
võib-olla autovõtmed või hoiad siin soojas, raske öelda, milleks see on, aga teine asi, et siin kaputsi seespool on niisugune õõnsus, mida ma ka ei ole varem näinud ühelgi magamiskotil. Et ma oletan, et see on selleks, et kui sul patja kaasas ei ole, siis sa topid sinna vahele, ütleme, varuriided või midagi ja siis nad on niimoodi paigal sul siin ja tekib nagu niisugune padi siia, et nad ei liigu sul ära. Ma oletan, et see on selleks, eks kui ma ise järgmine kord magama lähen sellega, siis ma testin selle asja ära, et saab siia niimoodi panna. Ei lähe laiali, et see on väga asjalik lahendus jälle minu arust. Ja noh, lukud, paelad, kõik tunduvad okeid selle hinnaklassi kohta, et minu arust väga okei. Eks siis vaatab. Ja ega midagi, mis ma siin oskan siis öelda, et selleks videoks kõik ja et kes soovib siis ka omale mingisugust siukest üritust, nagu meil seal oli sünnipäeva üritust, natuke teistsugust, väikest ellujäämisõpet, kalapüüki, väike võistlus siis ka, siis võtke ühendust, korraldame midagi. Aga midagi, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.